Täna mul on plaanis õmmelda kõigest sellest, mis mul siin on. Üks lasteseelik, kahekordne rataskloš kummiga ja ma hea meelega näitan, kuidas ma seda kõike õmblen. Seda on hästi lihtne ka algajatel järgi teha, sellepärast et selleks on vaja ainult tavalist õmblusmasinat ja ma näitan kõigepealt alguses ära, kuidas üldse rataskloš seelikut konstrueerida ja kõigile neile, kellele matemaatika tundub väga keeruline, ma katsun siis hästi loogiliselt ja lihtsalt selle konstrueerimise selgeks teha ja siis ma näitan 3 nippi, mida tavaliselt selle seeliku õmblemise puhul jäetakse mainimata või tegemata, aga mis muudavad seeliku õmblemise lihtsamaks ja tulemuse ilusamaks. Hakkame tegutsema. Rataskloš seeliku konstrueerimine. Kes seda oskab, siis jätab selle lõigu videost vahele ja vaatab, kuidas seda seelikut õmmelda. Aga neile, kes ei oska, siis rataskloš seelik on põhimõtteliselt ring ja see sisemine ring siin on kas või ümbermõõt või näiteks minu tänase seeliku puhul on see puusa ümbermõõt, sellepärast et ma ei kavatse ühtegi lukku ega kinnist teha, et ta peab selga mahtuma, üle puusa tulema. Ja meil ongi vaja siis teada seda ümbermõõtu. Minu seeliku puhul saab see olema 63 sentimeetrit. Kirjutan siia peale. 63 sentimeetrit on see ümbermõõt. Ma jätan siia veel lisaks vabaduse või ruumi jaoks 4 sentimeetrit. See tähendab, et minu see sisemine ring peaks tulema 67 sentimeetrit. 67 sentimeetrit. Ja nüüd, et seda joonistada, nüüd mul on vaja nii palju matemaatikat, et ma tean, mis asi on pi ehk 3,14. Ja seda on mul vaja selleks, et teada saada selle läbimõõt. Et kui ma jagan selle 67 3,14-ga, siis ma saan teada, mitu sentimeetrit siit siiani mul on. Ja see vastus mul on 21,33 sentimeetrit. See on siis minu ringi läbimõõt, aga selleks, et seda joonistada, on mul vaja siia keskpunkti ja mul on vaja teada raadiust. Raadius see on siis pool sellest läbimõõdust. See tähendab selle vastuse, mis ma sain jagama 2-ga. Ja ma saan vastuseks 10,66. Loomulikult ma siin ümardan, et 10,7. See tähendab, et keskpunktist siiani on 10,7 sentimeetrit. Ükskõik, kust ma vaatan, igalt poolt on 10,7 sentimeetrit. Põhimõtteliselt, kui mul on väga suur tsirkel, siis ma võin panna siia keskpunkti, mõõta ära 10,7 sentimeetrit. Kuna meil sellist tsirklit ei ole, siis tavaliselt me teeme nii, et me joonistame oma kangale pool sellest seelikust. Nagu te näete, raadius jääb ikka samaks. Eks ole. Lihtsalt, mis ma teen, kui mul on kangas, siis ma murran selle kanga pooleks. Ja kui ma siia kanga peale paneksin nüüd lõike, siis ma saaksin pool rataskloši välja lõigata. Aga loomulikult me teeme veel lihtsamaks ja murrame selle kanga veel ükskord pooleks. See tähendab seda, et me joonistame veerand rataskloši. Ja nagu me arvutasime, siis sellest punktist, see on see keskpunkt. Siit oli meil raadius 10,7 sentimeetrit ja ma mõõdan siit igalt poolt 10,7 sentimeetrit ja ma saan joonistada endale sisemise ringi. Loomulikult on see välimine ring, mis meil on nüüd vaja, see seeliku pikkus võimalik arvutada kabi kaudu, aga meie teeme lihtsamalt. Ma tean seda, et minu seeliku pikkus peab tulema 43 sentimeetrit. See on siis siit siiani on 43 sentimeetrit. Keskpunktist siia oli mul 10,7 sentimeetrit ja ma liidan 10,7-le 43 sentimeetrit ja ma saan pikkuseks 53,7 sentimeetrit. Pikkuseks selles mõttes, et siit keskpunktist siiani on mul 53,7 sentimeetrit. Muidugi ma ei hakka siin komatama, ma võtan ikkagi täisarvu ehk võtan 54 sentimeetrit. See tähendab, siit punktist siiani on mul 54 sentimeetrit. Siit siiani 54, igalt poolt, siit keskpunktist, mõõtes 54 sentimeetrit ja ma saangi endale välja lõigata seeliku. Ja seda lõiget ma ei hakka tegema mitte paberi peal, vaid kohe riide peale. Ja kuna lasteseelik on meil ikkagi väike, siis ta mahub mul kõik kanga peale ära, et ma ühtegi õmblust kuskile tegema ei pea.
Ja nüüd ma võtan kanga lahti ja vaatame, kuidas seda siis kõike kanga peale panna. Tänase seeliku õmblemiseks on mul vaja siis 2 erinevat kangast. Mul on valitud selline lõbusam kangas. Tuleb peale ja pikem sats tuleb sellisest ühevärvilisest puuvilasest riidest. Siis ma kasutan kummi, kõige lihtsam variant. Tänapäeval on jälle väga ilusaid kumme saada, et seda millegagi katta ei ole vaja, ta on ilus iseenesest. Ja seeliku allääre tegemiseks kasutama kanti ja hetkel on mul siin 2 erinevat värvi, mida ma täpselt kasutan, seda ma praegu ei tea, ma vaatan, kui ma olen enam-vähem seeliku valmis saanud. Minu kangas on nüüd pooleks folditud ja veel üks kord pooleks, et ma joonistan veerand ratasklossi korraga ja igaks juhuks panen ma siit nööpnöörtega kinni, et kuskilt paigast midagi ära jookseks. Ja nüüd siit, siin on minu see keskkoht, hakkan ma joonistama raadiust, mis mul oli 10,7 cm. Ja nüüd ma hoian seda nulli kogu aeg siin keskel ja joonistan 10,7 cm sellise täpirea. Ja nüüd ma saan ära joonistada selle kaare. Ja nüüd tähelepanu sellele, et siin ei ole mul veel õmblusvarusid. Selle õmblusvaru ma joonistan ka kohe praegu siia ja ma jätan õmblusvaruks 5-7 mm. Ja selle õmblusvaru ma teen siis sellest seelikust nii-öelda keskkoha poole. Ja nüüd on mul vaja joonistada väliskaar, see tähendab seeliku allääre ja selle ma arvutasin ka välja, et selle mõõt on 53,7 cm. Ütleme 54 cm siit keskkohast ja mul oli 54 cm. Tõstan edasi ja jälle panen selle 0 siia nurka. Ja nüüd võib joonistada selle kaare ka ära. Ja nüüd tuleb nipp. Ja nipp on siis see, et kui ma täiskasvanud seelikut õmbleksin, siis ma kindlasti ütleksin nii, et pärast, kui seelik on ülevalt kõik valmis õmmeldud, siis allääär tuleb teha mõõtes põrandalt ta ühtlaseks, sellepärast et siit lõime ja koelõnga pidi kangas ei veni, aga vot siin, kus on diagonaal, siit kangad venivad ja nad vajuvad välja. Ja kuna ma teen lasteseelikut, siis siin ma ei karda, et ta väga palju välja venib, aga ma teen ikkagi selle asja, et selle ennetamiseks siit, kus on diagonaal, ma teen seeliku lühemaks, no kuskil 5-6 mm. Ma teen enam-vähem silma järgi ja nüüd ma arvestan siia juurde õmblusvaru. Kuna mina kavatsen teha sellise alumise ääre, et ma kandin ta ära, siis ma õmblusvaru arvestan kuskil 0,5 centimeetrit. Mõelge siis, kuidas te alt äärt teete. Ja nüüd ma saan seeliku välja lõigata. Ma märgin ära seeliku pahema poole ja seda on meil vaja kohe varsti. Pärast seda, kui ma olen ka teise seeliku osa välja lõiganud. Ja siin on mul nüüd teine kangatükk ja teine kiht tuleb mul nüüd natukene lühem ja muu tuleb kõik täpselt sama, et ma kõigepealt panin ta siis pooleks. Õigemini ta küll oli juba pool ja siis veel üks kord pooleks ja nüüd muidugi, et alati nagu kontrollige seda, et te selle seelikut hakkate õigest nurgast tegema, et mitte siit nurgast siis, vaid ikkagi murdekohast. Ja mina lähen kergema vastupanu teed, sellepärast õmblemine peab olema kerge. Ma ei hakka uuesti mõõtma, kuna mul on olemas see tükk, mille ma välja lõikasin. Ja minu vöökoht jääb täpselt samaks, siis ma selle järgi ka joonistan. Ja nüüd ma joonistan kiiret siit keskpunktist ja ma teen ta lühema 7 centimeetrit. Ja samamoodi siit diagonaalist teen ma ta natukene lühemaks. Ja nüüd lisan õmblusvaru kuskil 7 mm. Ja nüüd saab välja lõigata. Kui on väga libisev riie, siis ma soovitan üldiselt panna ka kuskile siia nööpnõelu, et need kihid oleksid võimalikult liikumatud. Juba enne siis pidi hakata joonistama. Ja seelik on mul välja lõigatud. Ja sellel seelikul on lihtne, et siin on pahem pool
näha ja seda on meil kohe tarvis. Ja nüüd tuleb selle video teine nipp. Et kui te arvate, et ma nüüd panen siia suurema seeliku kihi alla ja teise väiksema peale, siis päris nii ma ei tee. Ma teen nii, et ma panen laua peale kõigepealt selle suure ratasklossi pahem pool, pealpool. Näete, ma tegin siia ristid, see on pahem pool. Ja siia peale panen ma selle lühema kihi ehk pealmise kihi, samuti pahem pool minu poole. Ja nüüd siit vöökohast ma panen nööpnõeltega need 2 kihti oma vahel kokku. Ja ma õmblen nüüd 2 kihti oma vahel kokku ja pahemad pooled minu poole. Ja umbes 5-7 mm jätan mina siis siia õmblusvaru. Ja nüüd teen ma sellise asja, et ma keeran selle seeliku nii-öelda teistpidi. Selle ülemise satsi siit tahapoole. Ja nüüd, kui ma olen ta teistpidi keeranud, siis on mul seelik nii-öelda õigesti, see tähendab paremad pooled on minu poole, vasakud pooled on siin taga ja pealmine sats on pealpool. Ja näete, siin ei ole mitte mingisugust õmblust, on täiesti puhas töö. Sellepärast õmblus jääb selle 2 kihi vahele. Ja mis ma teen praegu, ma teen selle asja, et ma triigin selle ülemise serva ilusti ära. Ja nüüd on mul tarvis ära mõõta kumm, see tuleb mul vööks. Minu seelikukandja vöö ümbermõtt on 53 cm. Ma mõõtsin kõigepealt ära 53 cm, aga kuna see kumm venib, siis ma võtan kuskilt 5 cm siit vähemaks. Ja nüüd ma kontrollin sellise asja ära, kas mul see jupp 49 cm venib nii palju, et ta tuleks üle puusa 63 cm. Kui ta nii palju venib, siis ma võin jätta selle vööpikkuse. Muidugi, kui te kodus teete, siis panete lapsele selga selle vöö ja vaatate, kas sobib. 49 cm jätan siis kummalegi poole sentimeetri õmblusvaru. Ja nüüd ma õmblen siit kokku. Ja ma lähen pressin triikrauaga selle õmbluse maha. Ja nüüd ma siksakiga siit tagant poolt õmblen need servad üle. Ja teiselt poolt praktiliselt seda siksaki siin näha ei jää. Ja nüüd tuleb niidid ära lõigata, tegelikult niidid võiks kohe ära lõigata, muidu pärast tekib selline juuksuri tunne, sest neid niite ikka tekib siia. Nüüd on selle kummi õmblemiseks mul vaja ära märkida. Siin on mul õmblus olemas, kus on pool kummi ja ma märgin sisse poole. Siin on pool kummist ja veel pool ja pool. See tähendab veerandid. Ja täpselt samamoodi märgin ma siis ära seeliku vöö ümbermõõdu. Ma teen ka seest poolt. Kuna mul siin ühtegi õmblust ei ole, siis ma lihtsalt teen ta pooleks. Märgin ära, et siit alustan. Siin on pool. Ja siis panen veel pooleks. Need 2 märki panen oma vahel kokku. Ja nüüd mul tuleb õmmelda see vöö ja seeliku osa kokku. Nii, et need märgid on kohakuti. Ma panen nööpnõeltega kinni. See on mul seeliku pahem pool ja see on mul vöö pahem pool. See seelikukaar on mul nüüd pikem, kui on vöö. Ja kui ma nüüd õmblema hakkan, siis õmblemise ajal ma venitan selle vöö nii palju pikemaks, et ta oleks sama pikk kui see seelikukaar sellest kohast. Ja kui need vahemad on liiga pikad, siis võib veel kord pooleks panna ja siit pooleks ja märkida ära järgmised need kohad, mida me kohakuti paneme, et need voldikesed, mis siia tulevad väikesed, jaotuksid võrdselt seeliku peale ära. Ma õmblen siis niimoodi, et seeliku pealmisele poolele jääb see vöö.
ja siia tahapoole jääb siis kinnine peidetud õmblusvaruga õmblus. Ja ma õmblen nüüd selle seeliku ülemise osa ja vöö kokku, seda muidugi ei ole üldse kerge teha, sellepärast et kummi tuleb venitada niimoodi ja siis ilusti siit hoidma ja siksakiga ma õmblen ta läbi. Ma vahetasin nüüd tavaliselt alla astuvat alla vastu sellepärast, et see kumm on suhteliselt paks mul ja mul on mitu kihti siin seda seelikut ka veel, aga vaatamata sellele ikkagi tuleb 2 käega õmmelda, et ta võrdselt siin edasi jookseks kogu aeg. Ja nüüd on mul tagantpoolt, näeb ta välja mul nii ja eespoolt, no siin praktiliselt ei ole seda õmblust üldse näha. Ja minu video lubatud 3. nipp on see, et allääre töötlemiseks ma kasutan kanti. Ja ma kasutan värvilist kanti, et oleks lõbusam kui keerutada, siis natukene see kant paistab välja sealt alt. See kant ei tule mitte siia peale, vaid ta tuleb täielikult seeliku alla. Et nii on ka väga lihtne seeliku alla töödelda, kui on lihtsalt tavaline õmblusmasina või ainult sirget õmblust saabki teha. Et mis ma teen, ma siis õmblen selle kandi siia töö paremale poole ja siis keeran töö tahada ja õmblen veel üks kord läbi. Aga esimene asi, mis ma teen, on see, et ma triigin selle kandi kergelt kaarekujuliseks, sellepärast et seelik on mul kaarekujuline ja ma tahan, et ta võtaks sama vormi. Ma võtan selle pealmise osa parema poole ja ma pean panema siis selle kandi siia ääre vastu. Näete, et kui ma nüüd õmblen selle kandi siia külge kinni, siis ta jookseb samamoodi ilusalt kaarjalt nagu seeliki. Ja mööda seda murdejoont siis hakkan õmblema. Ja algusest ma jätan lahti, sellepärast et ma pean pärast kandi otsad omavahel ühendama. Et ma alustan kuskilt 8 sentimeetri kauguselt, umbes. Mul on nüüd vaja ühendada kandi algus ja kandi lõpp ja sellepärast ma jätsin õmblemata kandi alguse ja nüüd ma jätan natuke kandi lõpust õmblemata. Ja ma näitan nüüd, kuidas kandi algust ja lõppu omavahel ühendada. Ma teen sellise asja, et mul on siin kant ja ma murran siit otsa 45 kraadi nii-öelda tagasi. Ja ma triigin selle ära. Ja nüüd teiselt poolt ma panen selle kandi ilusti serva vastu ja panen täpselt kohakuti selle esimese poolega, mis ma juba ära triikisin ja murran selle teisele poole ära 45 kraadi. Nii et need 2 otsa omavahel saavad täpselt kokku ja ma vaatan siis seda, et need murdejooned oleksid täpselt seal, kus on teise kandi murdejooned ja pressin natukene kergelt ka selle ära. Ja nüüd on mul ilusti olemas see joon, mida mööda ma hakkan õmblema. Kuna see kant on ikkagi selline natukene libe mul, kant on ka veniv, siis ma kindlasti traageldan ära. Et siin igal juhul ma soovitan selle kinni traageldada. Et kui traageldust ei tee, siis võib juhtuda, et ta ikkagi libiseb oma õigest kohast ära. Ja nüüd ma kontrollin, kas mul on kõik õigesti. See tähendab, et ma panen selle kandi siia seeliku peale ja vaatan, kas ta ilusti, jah, mul on kõik täpselt ilusti õigest kohast. Kuskilt ei ole midagi üle ka puudu. Ja nüüd ma õmblen masinaga kinni selle pisikese pistesammuga. Ja ma lõikan liigse õmblusvaru siit nüüd ära, jätan 4-5 millimeetrit. Ja nüüd ei ole mul muud teha, kui ma õmblen selle viimase lõigu siit kinni. Aga nüüd ma keeran selle kandi siia töö taha. Ma jätan siia kuskil millimeeter pool ja traageldan selle seeliku külge kinni. Ja nüüd, kui mul on ta kinni siia traageldatud, ma pressin ta ilusti ära ja vaatan ka seda, et mul see roosa kant kindlasti ei läheks töö välispoolele. Ja triigin ka teiselt poolt ära.
ma õmblen selle kinni nüüd siit kandi poolt ja alla on mul võetud helesinine niit, sellepärast et siit poolt ma tahan, et oleks helesinine niit ja peale võetud mul fuks ja roosa, nii nagu see kant. Ja mina õmblen siis kuskil millimeeter paar siit servast. Seeliku alläär on mul nüüd õmmeldud, välja näeb ta selline, et seespool on siis roosa kant, mis aeg-ajalt välja paistab ja väljaspoolt on ta selline. Ja mina otsustasin, et mina sellele alumisele kihile, mis mul on sinine, panen samuti kandi, aga siia ma panen nüüd sama värvi kandi nagu seelik on, aga lihtsalt, et mul oleks kogu seelik ühes stiilis, siis ma kandin mõlemad kihid ära. Ja täpselt samamoodi teen kõik. Minu seelik on valmis ja lõpptulemus on selline. Ja ülemine sats on mul tehtud seestpoolt ära värvilise diagonaalkandiga, et kui keerutada või natukene niimoodi mängida sellega, siis siit piilub välja selline lõbus kandikene ja alla panin ma seelikuga sama värvi kandi ja alla mul puuvillakant. Ja üldiselt ma soovitangi puuvillakanti rohkem just algajatele, sellepärast puuvillakanti on palju lihtsam õmmelda. Siin on mul siis satiinkant. Ja see kandi pluss on natukene ka see, et ta annab volüümi, nagu oleks midagi sinna pandud alla äärde, et ta ei kuku siis lihtsalt alla see seelik, vaid on ilusti kohev selline. Ja tänu sellele väikesele nipile, mis ma näitasin, ei ole meil kuskil mingisuguseid õmblusvarusid vaja olnud töödelda. Kõik on peidus ilusasti ja tegelikult ei ole seda raske õmmelda. Selline kena seelik sai suveks meile. Ja alati olete oodatud vaatama ka minu teisi käsitöövideosid. Nägemiseni!